Suurbritannias on meil viimastel aastatel olnud nii palju peaministreid, et Downing Street number 10 pöörduksest on peaaegu saanud omaette poliitiline lugu. Miks siis need pidevad vahetused? Meiega liituvad nüüd aruteluks kõik Zoomi vahendusel. Ajakirjanik ja kommentaator Jonathan Liss, saatejuht ja endine Ühendkuningriigi valitsuse nõunik Peeter Cardwell ning Briti poliitiline aktivist ja YouTube'i kampaaniategija Femi Oluwole. Enne kui alustame, kõigepealt tere tulemast kõigile, aga alustuseks vaatame natuke tausta. Suurbritanniat peeti kunagi poliitilise stabiilsuse eeskujuks, kuid pärast Brexiti aastaid on Downing Street hakanud meenutama pigem pöörduksega hoonet. David Cameron astus tagasi pärast Brexiti referendumit. Theresa May neelas end Brexiti elluviimise võitlusse. Boris Johnson võitis ülekaaluka võidu, kuid langes pärast skandaale ja parteisiseseid mässusid. Liz Truss püsis ametis vaid mõned nädalad pärast seda, kui tema majandusplaanid turge ehmatasid. Rishi Sunak lubas stabiilsust, kuid viis konservatiivid purustava valimiskaotuseni. Ja nüüd on isegi Keir Starmeri lubadust uut lehekülge pöörata proovile pannud madal majanduskasv, vihased valijad ning surve nii vasakult kui paremalt. Probleem võib olla suurem kui üks juht või üks erakond. Suurbritannia seisab silmitsi seisvate elatustasemete, pingeliste avalike teenuste, immigratsioonisurve, piirkondlike lõhede ja sügava pettumusega poliitika enda suhtes. Kas see on lihtsalt segane kümnend pärast Brexiti või märk millestki sügavamast? Kas Suurbritanniast on saanud juhitamatu riik? Hästi, tere tulemast kõigile veel kord. Ja nüüd alustame meie debatti. Esimene küsimus. Igal ühel teist on vastamiseks 30 sekundit ja siis saame loomulikult teemasse sügavamalt süveneda. Nii et küsimus on, kas Ühendkuningriigist on saanud juhitamatu riik? Ja alustame Jonathani vastusega. Ma ei arva, et Ühendkuningriigist oleks iseenesest saanud juhitamatu riik. Ühendkuningriigil on selgelt mitmeid väljakutseid. Paljud neist on erinevad võrreldes nendega, mis oleksid olnud enne Brexiti toimumist. Ilmselgelt on Brexit muutnud olukorra palju raskemaks, sest see oli meie majanduses aeglane leke. Ja nüüd seisame silmitsi järjestikuste majandussurvetega asjade tõttu, mida me ise ei valinud, nagu COVID, Ukraina invasioon, sõda Iraanis. Aga selle valisime me ise. Ja kuna meil on nii väike majanduskasv, peavad nad sellega tegelema. Kuid nad ei saa tegelikult probleemi allikat käsitleda ja see ongi probleem. Hästi, Jonathan. Ja nüüd Peeter. Ma ei arva, et riik oleks tingimata juhitamatu, aga ma arvan, et peamised erakonnad on tõenäoliselt juhitamatud, väga raskesti juhitavad, nii Keir Starmeri kui ka tema konservatiivsetest eelkäijate jaoks. Meil on G7 riikides kõrgeim majanduskasv, kuigi see on natuke nagu öelda, et oled lumivalgekese majakaaslastest kõige pikem. See pole midagi erilist, aga kindlasti on majandus surveallikas. Ma ei ole kindel, et see kõik on tingimata seotud Brexitiga. Ma arvan, et on ka teisi globaalseid tegureid, aga ilmselgelt ootavad inimesed selget plaani ja Andy Burnham võib selle pakkuda. Hästi, Femi. No, kaks peamist probleemi on Brexit ja valimissüsteem. Valimissüsteem tähendab, et peaaegu iga valitsus valitakse välja vale põhjal, sest erakonnad ei jää tegelikult oma väärtustele truuks. Nad peavad püüdma meeldida võimalikult paljudele inimestele, mis tähendab, et vasakpoolne erakond teeskleb võimalikult parempoolset ja parempoolne erakond teeskleb võimalikult vasakpoolset. Ja siis lõpuks juhtubki nii, et kui nad võimule saavad, siis nad valmistavad oma valijatele pettumuse. Ja nii juhtubki, et nad peavad lõpuks lahkuma. Ja Brexiti puhul, arvestades, et alates 2018. aastast on avalikult teada, et valitsus teab, et kõik, mida sa Brexitiga teed, see teeb sind vaesemaks. Ükski valitsus, mis valitakse mandaadiga, muuta see riik vaesemaks Brexiti toetamise kaudu, ei kesta kunagi kaua. Olgu, nüüd saame sügavamale kaevuda ja läheme samas järjekorras, et vältida segadust. Aga tead, Brexitist on juba 10 aastat möödas, mis on raske uskuda, juba 10 aastat. On olnud 6 peaministrit, arvestamata veel seda, kes saab Keir Starmeri järglaseks. On selge, et see on ajalooline ja enneolematu. Millele sa tegelikult omistad selle stabiilsuse puudumise peale ilmselgete asjade nagu COVID ja kõik need muud tegurid, mis on kõigi kontrolli alt väljas? Jonathan, sina esimesena. Kõik erinevalt peaministrid on ebaõnnestunud erinevatel põhjustel. Ilmselgelt ebaõnnestus David Cameron Brexiti tõttu. See oli lahing, mille ta ise valis. Ta arvas, et ta võidab selle. See ebaõnnestus. Tema järglane, Theresa May, ebaõnnestus samuti Brexiti tõttu. Ilmselgelt ebaõnnestus Johnson oma iseloomu ja iseloomu vigade tõttu ja siis Truss samal põhjusel. Siis oli teil justkui Sunak, kes ei suutnud võita.
sest konservatiivne partei oli juba lüüa saanud. Ja siis oli teil Starmer, kes tegelikult ebaõnnestus, sest tal polnud plaani, ta ei teadnud, mida ta teeb ja ta tegi väga varakult terve rea tõsiseid vältimatuid vigu. Nii et isegi kui me võime omistada Brexiti riidi allakäigu alguseks ja sellele, kuidas asjad hakkasid viltu minema, põhimõtteliselt sellepärast, et poliitikud ei suutnud enam tuvastada meie probleemide allikat ja nad pidid probleemide kohta valetama. Aga tead, eriti kuni 2024 aastani, sellest ajast alates, on tööpartei all asjad natuke paremaks läinud, sest tööpartei ei olnud Brexitis süüdi ja seetõttu said nad Brexiti rohkem probleemina välja tuua. Aga nad ei hakka rääkima EL-i tagasiminemisest, sest see avaks uuesti Pandora laeka ja rebiks tööpartei lõhki. Nii et me oleme probleemi tuvastanud, aga me ei saa sellega midagi ette võtta. Aga samal ajal on meil süsteem, kus majandusel läheb halvasti ja me ei tea, kuidas seda parandada. Ja üks tõeliselt lihtne viis, mis oleks EL-i majanduslike instrumentidega taasliitumine, on juba välistatud. Õige. Ja Peeter, kas sa nõustud või ei nõustu? Ma nõustun mõnega sellest, mida Joonatan ütleb. Ma ei arva, et allakäik algas tingimata Brexitiga ja ma arvan, et on väga lihtne öelda, et Brexit on kõige selle juur. Kindlasti on see põhjustanud lõhesid ja probleeme ja 10 aastat hiljem ei ole mõned inimesed ikka veel üle saanud sellest, et selle poolt hääletas selle riigi enamus inimesi, suur enamus, 17,4% inimestest. See ei olnud suur enamus. See oli vaid 52%, kuid siiski, enamus on enamus. Ma arvan, et kogu selle asja mõte on see, et poliitilised liidrid on siin kogu aeg järele jooksnud. Nad on püüdnud juhtida juhitamatuid parteisid, mis on olnud väga lõhestunud. Kindlasti konservatiivid Brexiti osas. Nii et nad olid mingil määral ühtsed, et Brexit 2019. aastal ära teha. Siis mingil määral juhtuski ja pärast seda tulid uued probleemid. Keir Starmeri puhul on Jonathanil täiesti õigus, tal lihtsalt polnud plaani, ta ei teadnud, mida ta teha tahab. Ja asi on selles, et kui sa valitsusse lähed, pead kohe tegutsema hakkama. Sa pead juba esimesest päevast täpselt teadma, mis su plaan on. Kas asju parandada, olla ambitsioonikas või midagi muuta. Ja samal ajal olid endised tööpartei juhid nagu Tony Blair või isegi Gordon Brown, kellel oli palju ideid ning kes uurisid ja küsisid ikka ja jälle, mida me teeme ja kuidas me inimeste elu paremaks muudame. Ma ei pruugi nende poliitikaga nõustuda, aga see ei tähenda, et nad ei püüdnud. Asi on selles, et Keir Starmer ei ole tegelikult juht ja ma arvan, et meil on vaja juhte. Meil on olnud häid kampaaniate läbiviijaid nagu Boris Johnson, väga hea kampaaniategija, kes oskab esineda, aga meil ei ole olnud häid juhte või inimesi, kellel oleks olnud võimalus hästi valitseda. Ja ma loodan, et kui Andy Burnham saab mõne nädala pärast peaministriks, mis tundub väga tõenäoline, siis tal on võimalus mingil määral ka valitseda, mitte ainult kampaaniat teha. Hästi, Femi, mida sina arvad? Kas sa arvad, et plaani puudumine oli osa sellest? Ja kas sa oled kindel, et tema võimalikul asendajal, kellest kõik räägivad, on parem plaan või üldse mingi plaan? Keir Starmeri visiooni puudumine ja tegelike põhimõtete puudumine, mille eest ta seisaks, on kindlasti tema läbikukkumise põhjus. Ta valiti tööpartei juhiks progressiivsete muutuste lubadusega ja siis, kui ta selle positsiooni sai, üritas ta sisuliselt hakata Margaret Thatcheri jäljendajaks. Mis puudutab seda, mida Peeter ütles Brexiti demokraatlikkuse kohta, siis ma arvan, et see ongi põhiprobleemi osa, sest viimased 10 aastat Ühendkuningriigi poliitikas on põhinenud valel, et Brexit oli demokraatlik. Sest jah, 52% mitte ülekaalukas enamus, aga 52% hääletas EL-ist lahkumise poolt. Aga objektiivselt, mis see siis on? See on rahvusvaheliste suhete teema. Me räägime oma suhtest oma 30 lähima naabriga ja mis puudutab... Ma ei saa, miks see ei olnud demokraatlik. Ma seletan seda sulle, Peeter. Jäämise all mõeldakse EL-i lepinguid, Euroopa Liidu lepinguid. Nii et tuhanded leheküljed lepinguid ja tingimusi meie suhetest Euroopa Liiduga. Lahkumine võis tähendada ükskõik millist muud suhet, sest seda polnud 2016 aastal läbi räägitud. Seejärel veetsime järgmised 3 aastat, et läbi rääkida, milline saab olema uus suhe Euroopa Liiduga. Ja enne kui me selle kokku leppisime, ütlesid kõik lahkumise pooldajad, et see polnud see, mida nad tahtsid. DUP ütles kohe, et nad lükkavad selle kokkuleppe tagasi. Boris Johnsoni konservatiivid nimetasid oma enda kokkulepet 6 kuu jooksul pärast selle allkirjastamist ebaõiglaseks. Nigel Farage'i Reformierakond lükkas selle kokkuleppe tagasi. Ta ütles, et Nigel Farage oli isegi avalikult öelnud, et kui valida Boris Johnsoni Brexiti kokkuleppe ja jäämise vahel, siis jäämine võidab selle referendumi ja võidab selle iga kord. Nii et see polnud kunagi demokraatlik. Ainus viis, kuidas seda oleks saanud potentsiaalselt demokraatlikult teha, oleks olnud kopeerida Suure Reede lepingu protsessi, kus kõigepealt lepiti kokkuleppe kokku ja siis saadeti selle kokkuleppe koopia igale valijale Iiri Vabariigis ja Põhja-Iirimaal enne, kui referendum üldse toimus.
Selle asemel anti meile tühi tšekk allkirjastamiseks. Ja iga peaminister, kes meil pärast seda on olnud, on pidanud kordama valet, et Brexiti valik oli rahva demokraatlik tahe. Kuigi isegi need inimesed, kes soovisid Brexitit, ei ole sellega rahul. Hästi, Peter. Ma ei arva, et võrdlus Belfasti leppega päris töötab, arvestades, et pärast seda toimus väga palju lisaläbirääkimisi ja palju asju lahendati hiljem, kui rääkida Belfasti leppest teate küll veerand sajandi jooksul. Nii et ma ei usu, et see päris töötab. Fakt on see, et inimestelt küsiti, kas lahkuda või jääda. See oli 10 aastat tagasi. Ma tõesti arvan, et inimesed peavad edasi liikuma ja sellest üle saama ning mõistma, et me oleme seal, kus me oleme. Ja ma arvan, et me oleme olukorras, kus me peame... Kas sa tead, vaata, sa ei näe, mida sa just tegid. Ma andsin sulle loogilise argumendi, miks see ei ole demokraatlik. Ja sinu vastus on, saa sellest üle. See ongi probleem, minu vastus on, et sul võib olla. Rahva tahe. Kui sa lihtsalt lubad mul... Oota. Me tahame kõigepealt kuulda Jonathani arvamust ja siis on kõik korras. Hea. Jah. Ma näen teie mõlema argumente, ma tunnen teid mõlemaid ja tean, et te olete väga head väitlejad ja nii edasi ja ma mõistan teie mõlema seisukohta. Mis minu arvates on selle väitluse puhul oluline on see, et Farage on kasutanud väljendit see polnud minu Brexit, et sellest kõrvale hiilida. Sest inimesed küsivad minult kogu aeg, eriti väljaspool Suurbritanniat, kuidas on võimalik, et mees, kes vastutab Brexiti eest, mis on Suurbritannias uskumatult ebapopulaarne. Ärgem unustagem, et enamus inimesi, selge enamus, palju rohkem kui 50% hääletaks EL-iga taasliitumise poolt, millest räägib ainult tööpartei. Nii et see on väga ebapopulaarne. Kõik kahetsevad seda, enamus kahetseb seda. Ja ometi inimene, kes on selle eest rohkem vastutab kui keegi teine, Nigel Farage, on praegu teel peaministriks saamisel. Ja see ongi põhjus, mille Femi just välja tõi. Ta suutis sellest välja vingerdada ja vastutusest kõrvale hiilida, sest ükski Brexit ei oleks kunagi tõeline Brexit. Kõik oleks reetmine. Ja ma arvan, et see viib sujuvalt ka teise asja juurde, mis teeb Suurbritannias praegu juhitamatuks, mis on seotud Brexitiga. See on parempoolne meedia. Sest pärast Brexitit toimus Briti meedias plahvatuslik kultuuriline plahvatus. Kui varem olid üsna mõistlikud ajalehed nagu The Telegraph, kellega ma sageli ei nõustunud, kuid nad olid mõistlikud ja tõsiselt võetavad, siis nüüd muutusid nad hüsteerilisteks. Selle kohta pole muud sõna. Nad muutusid hüsteerilisteks. Nad justkui napatusid ideest, et Brexitit tuleb iga hinna eest järgida. Et kõik pidid seda armastama, kõikjal nähti reetmist. Need ajalehed muutusid paranoiliseks. Meedialiit muutus uskumatult paranoiliseks. Ja igal pool olid reetorid. Teate küll, The Daily Mail rääkis rahvavaenlastest, The Sun rääkis reeturitest. Me kuuleme nüüd Briti aruteludest tihti sõna reetur. Varem ei olnud see kunagi nii. Nüüd on Brexit kõrvale jäetud, Farage on selle kõrvale jätnud ja liikunud edasi immigratsiooni juurde. Ja nüüd võtab parempoolne meedia immigratsiooni üles samamoodi. Ilmselgelt on immigratsioon tõsine probleem. Väikepaatidega piiriletused on samuti tõsine probleem. Aga kui kuulata parempoolset meediat, kes arvab, et see on Suurbritannias suurim kriis ja et meid ähvardab lausa 1940. stiilis sissetung, siis see pole päris nii. Ja see on miski, mida Farage ja tema meeskond samuti ära kasutasid. Ja see on veel üks põhjus, miks Starmer ja enne teda Sunak läbi kukkusid, sest nad ei suutnud kunagi rahuldada parempoolset meediat, kes oli algusest peale nende vastu. Hästi, Peter. Ma olen osaliselt sellega nõus. Ma arvan, et nii parempoolsel kui ka vasakpoolsel meedial on palju vastata hüsteeria tekitamise eest. Eriti kui asi puudutab, muidugi on meil palju meediat. Vabandust! Ma sooviksin, et meil oleks selles riigis vasakpoolne juht. Meil on palju vasakpoolset meediat, las ma ütlen sulle. Meil on BBC, meil on The Guardian, meil on Canary, meil on palju erinevaid meediaosasid, mis on vasakpoolsed. Nii et ma esindan vasakpoolset seisukohta. Ma arvan, et meedias on mitmekesisus olemas. Ma olen teatud määral nõus Jonathaniga, et paljud inimesed kaotasid Brexiti pärast mõistuse mõlemal poolel ja muutusid selle tulemusena üsna hüsteeriliseks. Ma arvan, et meil on vaja kainet ja rahulikku meelt. Ja loodetavasti saame selle Andy Burnhami või tema järglasega. Ma tahan teada, miks inimesed tahavad poliitikas olla. Tundub, et keegi ei suuda midagi nii ära teha, et kõik oleksid õnnelikud. Ma mõtlen, see on üks asi, mida me pidevalt näeme. See ongi demokraatia ilu. Ma tean, aga see on sinu. Riigis nagu. Vabandust. Noh, see on tõsi. See mõte, et inimesed kaotasid Brexiti pärast mõistuse ja muutusid hüsteeriliseks. Praegu elab 13 miljonit inimest vaesuses. 13 miljonit. Oleme näinud elatustaseme kõige järsemat langust, mis kunagi on registreeritud.
ja iga Ühendkuningriigi majandussektor on aastaid öelnud, et Brexit teeb olukorra hullemaks. Väikeettevõtete föderatsioon ütleb, et 85% Ühendkuningriigi ettevõtetest on Brexiti tõttu raskustes eksportimise ja importimisega. Rahvuslik kaluurite assotsiatsioon ütleb, et nad on kaotanud 300 miljonit naela aastas. NHS Nuffieldi fond ütleb, et Brexit kahjustab NHS-i. Autotööstus SMMT ütleb, et see teeb asja keerulisemaks. Inglismaa pank ütleb, et see maksab keskmisele leibkonnale 1000 naela aastas. Me räägime inimkannatustest enneolematul tasemel. Nii et kui Brexiti pooldajad ütlevad asju nagu see on lihtsalt hirmutamisprojekt või te olete hüsteerilised, siis nad teevad vaesuse üle nalja. Õige, Surrey ülikool arvutas, et 1500 inimest. Esiteks, ma ei ole Brexiti pooldaja. Ma ei ole Brexiti pooldaja. Vabandust, ma ei suuda. see lihtsalt ei vasta tõele, mida sa ütled. See lihtsalt ei ole tõsi. Kaitses Brexitit, oled sa Brexiti kaitsja, sa toetad Brexitit. Ei, ma ei ole, ma ei karda seda öelda. Mina hääletasin jäämise poolt, Femmi, aga sina ei teinud seda ja sa tead seda. Olgu. Praegu on sinu seisukoht, et tuleb üle saada, mis tähendab, et sa toetad Brexiti praegust seisu. Lubage mul lihtsalt korraks, lubage mul lihtsalt hetkeks. Kui lubate mul hetkeks selgitada, ma lõpetan oma mõtte. Surrey ülikool arvutas, et Brexit maksab NHS-ide 1000 kuni 1500 elu aastas, sest õed lahkuvad. Rääkimata sellest, et Cancer Research UK ütleb, et Brexit maksab meile elu päästvaid ravimeid. Need on Brexiti tagajärjed, mille kohta sa ütled, et lihtsalt saa üle, sa oled hüsteeriline. Ja kui sa ütled, et ei, aga see oli demokraatlik hääletus, tere. Ma ei ole seda öelnud. hästi, nii et Peeter, mida sa ütled? Peeter, las Peeter ütleb midagi. Peeter, mida sa üritad öelda? Perekond on täiesti ja tahtlikult mu sõnu väänanud. Ma ütlesin, et suur osa vasakpoolsetest ja parempoolsetest meediaväljaannetest on Brexiti suhtes olnud hüsteerilised. Nii et ma ei räägi vaesuses elavatest inimestest. Ma ei eita neid fakte, mida ta esitab. Ma ei ütle, et Brexiti tõttu poleks probleeme. Ma hääletasin jäämise poolt, aga sain sellest üsna kiiresti üle. Ja ma sain aru, et kui toimub demokraatlik hääletus, isegi kui... Oota. Sa ei tea midagi minu taustast, sa ei tea midagi minu rahalistest asjadest, sa ei tea mitte midagi. Nii et rahune nüüd korraks maha. Asi on selles, et tegelikult on palju inimesi, kes pole sellest ikka veel üle saanud. See on okei. Nad võivad selle pärast nii pahased olla, kui tahavad. Aga demokraatia ilu, demokraatia mõte ongi selles, et inimesed saavad teha otsuseid, millega teised ei nõustu ja nad peavad nende tagajärgedega toime tulema, isegi kui need tagajärjed on halvad. See ei ole nii. Selles riigis on palju asju, mida ma muudaksin. On palju viise, kuidas ma arvan, et nii konservatiivid kui ka laboristid võiksid asju paremini teha. Ja ma arvan, et Reform võiks teha asju paremini selle tõttu, kuidas nad tahavad seda riiki juhtida ja kuidas nad tegutsevad kohalikul tasandil. Aga Femmi punktid, ma kardan, ei ole lihtsalt ausad selles osas, kuidas ta iseloomustas seda, mida ma seal ütlesin. hästi, Jonathan. Oota. Vabandust. Me peame laskma Jonathanil sõna võtta, sest ma näen, et ta on kuulanud ja tahab anda oma üldise hinnangu sellele erimeelsusele. Vaata, ma arvan, et põhimõtteliselt olen Femmiga nõus, et selles riigis on selgelt olnud palju vaesust. Siin on palju vaesust ja nagu sa tead, on palgakasv olnud paigal ja nii edasi ja suur osa sellest on tingitud Brexitist. Ja asjagi, kui ma olen sellest üle saanud, siis ma peaaegu kunagi enam sellest ei räägi. Ma ei räägi sellest, ma ei vaidle selle üle eriti tihti, aga see teeb mulle siiani haiget, sest ma arvan, et see oli kohutav viga ja see põhines valedel ja ma loodan, et ühel päeval see otsus tühistatakse. Aga ma ei arva, et praegu on selleks õige aeg. Ma ei usu, et praegu peaks seda arutelu uuesti avama. Ma arvan, et peaks olema järk-järguline lähenemine. Nii et ma arvan, et ma oleksin kuskil teie kahe seisukoha vahel. Aga samal ajal arvan ma, et peame siiski rõhutama fakti, et parempoolne meedia oli vastutav Brexiti eest. See oli vastutav nende valede eest, mis sellele eelnesid, selle reetmise narratiivi, selle reeturi narratiivi eest, mis sellele järgnes. See oli täiesti andestamatu. Ja nüüd on nad selle prototüübi võtnud ja muutnud selle immigratsiooni argumendiks. Ja nüüd on meil EIK-argument, mille Sir Kenny Bidenok on nüüd omaks võtnud, sest konservatiivid liiguvad samuti tugevalt paremale. Nii et nüüd on kogu Brexiti debatt üle kantud Euroopa Inimõiguste Kohtust lahkumisele ja sellele, kuidas me peame sealt lahkuma oma suveräänsuse nimel. Võib-olla tahavad ühel päeval kõik lahkuda NATOst ja ÜROst, sest need mõjutavad samuti meie suveräänsust. See ongi oht, et kõigi nende
nende asjadega kaasneb hiiliv laienemine. Meil oli Brexit ja nüüd kasutavad inimesed neid argumente selleks, et meid veelgi rohkem isoleerida, veelgi kaugemale viia rahvusvahelistest organisatsioonidest, mis on meile aastakümneid kasu toonud. Olgu, ma tahan liikuda järgmise küsimuse juurde, sest ilmselgelt on Brexit kõigi jaoks väga emotsionaalne teema. Ma ise just külastasin sõpra Ühendkuningriigis, seal on väga kallis elada. ma mõtlen, see on keeruline, ma saan aru majanduslikult kõigile, olenemata nende karjäärist või rahalisest olukorrast. Aga kas sul on usaldus Andy Burnhami vastu, kui tal on plaan? Kas midagi saab teha olenemata sellest, kes on peaminister? See on palju, mida viimase 10 aasta järel tasa teha. Nii, et Ma tegelikult just tulin tagasi Brüsselist, seal ma külastasin ja rääkisin mitme EL-i ametnikuga, et arutada Brexiti tühistamise võimalust. Arvestades, et Brexiti tõttu, nagu valitsuse ametnikud ütlevad, maksab see riigile umbes 100 miljardit naela aastas. See on kõige olulisem majanduspoliitika. Nii et kui rääkida sellest, kuidas seda kriisi tegelikult lahendada, siis sellele peaksime keskenduma. Ja ma küsisin neilt, kas me saame tegelikult uuesti liituda. Nad ütlesid, et EL on valmis Ühendkuningriiki uuesti vastu võtma. See on Ühendkuningriigi enda otsustada, kas nad tahavad uuesti liituda. Me tahame liituda ühtse turuga, me tahame liituda tolliliiduga ja lõpuks tahame korralikult Euroopa Liiduga uuesti liituda. Nii et kui küsida, kas midagi saab teha, siis jah, kindlasti saab Andy Burnham midagi teha. Ta on varem öelnud, et tahab oma eluajal näha, et me uuesti liitume. Ja ta ütles täpsustusega, et see sõltub siiski Euroopa Liidust. Euroopa Liit on öelnud jah, nii et praegu on teil võimalus liikuda nii kiiresti kui võimalik. Ja ma põhimõtteliselt lükkan tagasi selle idee, et me peame liikuma aeglaselt, sest selleks ei ole mingit põhjust. Praegu, kui te teate, et Surrey ülikooli andmetel Brexit nõuab igal aastal 1000 kuni 1500 inimelu ja Inglismaa panga andmetel maksab see keskmisele leibkonnale 1000 naela aastas, see põhjustab praegu suurt kannatust. Nii et igaüks, kes ütleb, et me ei peaks seda võimalikult kiiresti tegema, toetab lihtsalt Brexiti jätkumist ilma ühegi tõsise põhjuseta. See tähendab lihtsalt Brexiti toetamist. Las ma vastan, Femi, las ma vastan sellele. Sa tead, et ma olen olnud kogu Brexiti debati vältel sinu kõrval. Ma olen sinuga Brexiti osas täiesti nõus. See on täielik katastroof. Aga see on ka poliitiline küsimus, kuidas inimesi endaga kaasa võtta. Ja kuigi ma olen sinuga nõus, näitavad küsitlused üksteise järel, et inimesed kahetsevad lahkumisotsust ja hääletaksid uuesti liitumise poolt. Mõtle, kui palju see kõik aeda ja energiat võttis. Selle otsuse tõttu ei juhtunud Suurbritannias 3 aastat mitte midagi muud. Kui sa tahad korraldada referendumit, mõtle, kuidas see võiks leiboristliku parteid lõhestada. Näed, Burnham peaks selle eest vastutama. See lõhestaks nii palju parteisid. Ma mõtlen, nad peaksid mõtlema, mida teeks erakond Reform, mida teeks konservatiivne partei. Ma ei ütle, et see poleks õige asi teha, aga sa pead ajastust arvestama. Ja sa pead arvestama, et Suurbritannia seisab praegu silmitsi nii paljude väljakutsetega. Sa pead otsustama, mis on prioriteet. asjadest, mis on olulised. Oota. Meil on ainult 30 sekundit. Ma tahan, et Peeter saaks viimase sõna. Peeter, kuidas sina seda kokku võtaksid ja oma hinnangu annaksid? Nii et 17,4 miljonit inimest hääletas Brexiti poolt. Kui Andy Burnham, kelle poolt on tegelikult hääletanud vaid umbes 20 000 inimest, tuleb ja otsustab Brexiti tagasi pöörata, siis minu arvates on see viga. Ma arvan, et tal on palju muid asju, millele keskenduda. Tal on tohutult palju tööd ootamas. Praegu suruvad paljud inimesed talle peale oma ettekujutus sellest, milline ta peaks olema. Homme kuuleme temast veel. Tal on ees suur majanduskõne, ma kuulen seda väga tähelepanelikult, et näha, kuidas ta asju parandab või kuidas ta tahab Ühendkuningriigi majandust parandada. Hästi, aitäh teile kõigile. Soovin, et meil oleks rohkem aega. See on tõesti väga oluline teema ja peame lihtsalt ootama, mis edasi saab. Jonathan Liss, Peter Cardwell ja Femi Oluwole. Suur tänu selle väga elava arutelu eest ja me oleme kohe pärast pausi tagasi.